16-aastaselt on noor inimene valmis valima? No, meie erakonna noorsotsid on väga vankumatult selle eest seisnud ja nad on üldiselt ära rääkinud ka kõik meie erakonna liikmed. Nii et meie leiame, et on. Aga loomulikult tuleb otsa vaadata faktile, et mõni 16-aastane on märgatavalt küpsem kui mõni teine. Ja siin tuleb ütelda, et üldiselt neiud on küpsemad oma otsustes 16-aastaselt. Kui me räägime 18-21, tähendab nagu sellised klassikalised numbrid, siis seda probleemi ei ole. Nii et me oleme tulised vaidlused läbinud ja me leiame, et see on õigustatud ja küllalt õiglane, et 16-aastane noor võiks valida Eestis. Maapiirkondades on probleemiks, et noored ei ole aktiivsed, nad ei julge kaasa rääkida erinevates otsustusprotsessides. Kuidas noored aktiivsemaks muuta? Hea küsimus, kuidas üldse Eestis tekitada kodanikud, tähendab, ütleme, orjad ja kodanikud, kui me võtame klassikalised, filosoofilised, siis minule tundub, et see 700 aastat teoorjust on ikka jätnud oma jälje pluss nõukogude võim 50 aastat, kus ollakse alalhoidlikumad, allaheitlikumad ja oma arvamustega, julgelt avaldatud arvamustega tullakse välja suhteliselt napilt. Noored, olgu nad siis maal või linnas Eestis, on vaba Eesti ajalapsed. Et nende puhul, kui sa leiad hea kontakti, tulevad sellised selged silmavaated ja selge vastuseis ka kergemini. Ja selle üle on mul tõeliselt hea meel. Aga küsimus on Eestis laiem. Küsimus selles, et kuidas tekitada väärikat, sirge seljaga meest või naist, kes tõuseb püsti koosolekul ja teatab, mina ei ole selle poolt, sellepärast et number 1, 2, 3, hea argumentatsioon. Kuidas seda siis tekitada, kes sellele vastama peaks? Ma arvan, see on ühistöö, see on ühiskondlik olemine. Meedial on oma sõna, poliitikutel on oma sõna, ettevõtjatel on oma sõna ja loomulikult pedagoogidel. See on ikkagi ka koolisüsteemi osa, et me õpime ennast avaldama, esinema ja selgelt otsa vaatama ja kaitsma oma seisukohti. See on ühistöö, ühislooming.